Nii, kõigi sündmuste ahelas, mis on haaranud terve inimkonna praktiliselt, on mul nüüd põhjust lahti rääkida unenägu, mis kahtlematult mõjustas minu teadvust ja mis on märgiline. Ja illustreerimaks selle nähtud unenäo kaalukust on põhjust esile tuua sellised järgnevad aspektid. Number 1, see oli erakordselt selge. Number 2, ma ei ole väga aktiivne unenägude nägija. Ja kui ma ka neid näen, siis nad hajuvad ärkamise järel nagu enamikel inimestel. Number 3, see leiab aset üpris ammu, hinnanguliselt 10 aastat tagasi. Nüüd, kui ma olen 4 aastat elanud Hispaanias, on see sama selgelt mul meeles ja loen seda oma elu kõige karismaatilisemaks, markantsemaks ja selgemaks unenäoks, mida ma ositi nimetan suisa nägemuseks. Olgugi, et muidugi see leiab unefaasis aset ja lugu on siis järgmine. See on talvehommik, ma olen oma Laia tänava ateljees, varahommik, hinnanguliselt umbes kuskil võib-olla kella 8 ajal suurusjärk. Ja ma ärkan ja olen jahmatanud sellest nägemusest, mille osaliseks ma oleks siis just nagu äsja saanud. Ja unenäo kirjeldus on nüüd järgmine. Seal samas Tallinna vanalinnas otse akna eest läheb lai tänav ja ma leian ennast tänaval. See on ebamäärane aastaaeg, ei ole päikest, on mingisugune imelik sumevalgus. Tänav on tühi, absoluutselt tühi, inimtühi, mida ta tavaliselt kunagi ei ole, kui siis ainult hästi varahommikul, võib-olla kella 6 ajal. Ma leian ennast tänavalt ja otse minu suunas tuleb siis Nunne tänava poolt. Mina seisan umbes Vene saatkonna, konsulaarosakonna kohal ja tuleb kiirel hoogsal sammul ainuomase kõnnakuga Vladimir Putin. Tal on seljas must ülikond, ei ole lipsu, valge särgi ülanööp on avatud, ta kasutab tegelikult sellist riietust, seda on nagu nähtud, ja ta tuleb hoogsal sammul minu poole. Ma tunnen ta eemalt ära kõnnaku järgi ja tunnen suurt ebakindlust, sellepärast, et ta tuleb otse minu suunas. Ja määratud 10 sammuga oleme me kohakuti, ta seisab otse minu ees, peatub ja minu segadus ja kohmetus on väga suur, sellepärast, et ma saan täiega aru, tegemist on Vene presidendiga, mis asjaoludel, ta on vanalinnas, kus, kes, mis, ma olen jahmatanud. Ta seisab mu ees ja vaatab mulle silma. Umbes nagu oodates, et kas mul on midagi öelda. Ja selle kohmetuse keskel tundes ennast nagu koolipoiss, kes ei tea õiget vastust tahvli ees. Ühtäkki ütlen ma ainult ühe fraasi ja see kõlab niimoodi. Господин president, победа будет за nami. Seepeale Putin nii-öelda kergitab kulmu ja pöördub juba väga lähedale mulle. Meie distants nägude vahel on võib-olla ainult pool meetrit. Ja ta vaatab mulle silma väga lähedalt ja küsib ainult ühe küsimuse. Когда?
selle peale ma ei oska midagi vastata. Nüüd toimub nagu unenägudes ikka, toimub hajumine, ühtäkki on kõik nagu kadunud ja mul on meeles, tähendab täpsemalt öeldes niimoodi, ühtäkki ma leian ennast nagu ühes vanalinna keldris, mis meenutab mu enda selle Lai 11 alla olevat suurt võlvkeldrit. Ja ühtäkki ma vaatan nagu sealt kuidagi keldri aknast, tänavapoolsest aknast sisse ja see aken on nagu väga suur ja avatud. Ja ma näen, et terve see võlvkelder on täis ja veel niisuguses liikuvas vormis tuhandeid majapidamispaberirulle. Nad on nagu kilepakendites ja lahtiselt ja nad kuidagi nagu liiguks ja terve see kelder on laeni neid täis. Ma nagu vaatan ja nagu olen imestanud, et mis ja siis tekib järsku peas kiire seos. Haaran ühe nendest paberirullidest, majapidamist paberirullikese haaran kätte ja pöördun ümber ja vaatan, et kuhu see Putin nüüd kadus. Et mõte on peas, nagu sisend mõte, et ma otsin ta ülesse, sest ma nägin teda kui ta hästi mu poole pöördus ja esitas selle ühe lakoonilise, ühesõnalise küsimuse. Когда? Ma nägin, et tema alahuul veritses, meenutades nagu ta oleks seda ise närinud katki, seal olid väikesed verepiisad ja natukene nagu ripendasid niisugused nahatükikesed, kuna see oli hästi lähedal. Ja minu seos oli, kui ma nägin neid paberrulle, ma haarasin selle rulli, et veel oleks põhjust nagu Putiniga veel nagu teda kõnetada, et ainulaadne võimalus. Ja vaatasin, et kuhu ta kadus, et selle paberirulliga tema poole suunduda ja ulatada talle see paberirull, et ta võiks siis oma veritsevat huult sellega nii-öelda puhastada. Aga keda enam ei olnud Putinit ja seejärel uni hajus ja ma tõusin ülesse. See kõik oli nii võimas, et nüüd 10 aastat hiljem on mul täpselt sama selgelt meeles ja vaimusilmas, nagu see oleks aset leidnud reaalis tänases päevas. Ja siin on ülevaade siis sellises kujustuses, nagu ta nüüd välja kukkus. Победа будет за нами. Ja Putini vastus, когда?